5. sajandil enne Kristust nägi maailm välja hoopis teistsugune kui täna. Vahemere ääres elasid kreeklased, rahvas, kes oli jagunenud väikesteks linnriikideks, polisteks. Igal polisel olid oma seadused, oma kombed ja oma valitsejad. Kreeka linnriike ühendas ühine keel, religioon ja sarnased traditsioonid. Kõige suuremad ja silmapaistvad polised olid Ateena ja Sparta. Ateenas sündis midagi enneolematut, demokraatia. See tähendas, et vabad meeskodanikud said ise otsustada linna asjade üle. Nad kogunesid agoraale, linna keskväljakule, kus arutati seadusi, sõdu ja rahuelu küsimusi. Iga kodanik võis sõna võtta ja hääletada. Kreeklaste jaoks oli see uhkuse asi, nende üle ei valitsenud kuningas ega keiser. Kreeklased armastasid teatrit. Nad ehitasid suuri kiviteatreid mäenõlvadele, kuhu mahtus tuhandeid vaatajaid. Näitlejad kandsid maske ja jutustasid lugusid jumalatest, kangelastest ja inimeste elust. Kreeka filosoofid, nagu Sokrates ja tema õpilane Platon, esitasid küsimusi, mille üle mõtleme ka täna. Mis on õiglus? Mis on tõde? Kuidas peaks inimene elama? Iga 4 aasta järel kogunesid kreeklased olümpiasse olümpiamängudele. Seal võisteldi jooksus, kettaheites, odaviskes ja vankrivõidusõidus. Mängude ajal lõpetati isegi sõjad, sport ühendas kogu Kreeka maailma. Delfi oli üks Kreeka pühamatest paikadest. Sinna tulid inimesed kaugelt, et küsida nõu jumal Apollonilt. Preesterinna Pitja andis oraakli vastuseid, sageli mõistatuslikke ja mitmeti tõlgendatavaid. Enne suuri otsuseid küsiti sageli, mida ütleb Delfi oraakel. Ida pool asus aga hoopis teistsugune maailm. Pärsia impeerium. See oli hiiglaslik riik, mis ulatus Egiptusest kuni Indiani. Selle valitsejaks oli kuningas Dareios esimene, kelle võimu all elas miljoneid inimesi. Pärsia pealinn Persepolis oli täis uhkeid paleesi. Igal aastal saabusid sinna saadikud kogu impeeriumist, tuues kuningale kingitusi ja andamit. Pärslased ehitasid ka kuulsa kuningliku tee, mis ühendas tohutut impeeriumi. Seda mööda liikusid kaupmehed, sõnumitoojad ja sõdurid. Pärsia sõjavägi oli väga suur ja mitmekesine. Seal teenisid sõdurid paljudest rahvastest, vibulaskjad, jalaväelased ja ratsanikud. Pärsia kuningad soovisid vallutada ka Kreeka. 490. aastal enne Kristust saadeti suur sõjavägi üle mere Kreeka poole. Kui kreeklased nägid horisondil sadu laevu, said nad aru. Sõda on alanud. 490. aastal enne Kristust seisid ateenlased maratoni tasandikul silmitsi palju suurema Pärsia armeega. Et pääseda vibulaskjate noolterahe alt, ründasid kreeklased ootamatult joostes ja murdsid faalanksis vastase väe külgedelt. Pärast võitu jooksis sõnumitooja maratonist Ateenasse teatama, et linn on päästetud. Sellest loost sai alguse maratonijooks. 480. aastal enne Kristust jõudis Pärsia kuningas Xerxes esimene Kreeka piirile tohutu armeega. Tema teele jäi kitsas mäekurv, Termopüüli. Seal seisis Sparta kuningas Leonidas koos 300 spartalasega. Nad teadsid, et vaenlane on kordades suurem, kuid nad ei taganenud. 3 päeva hoidsid spartalased kuru kinni. Lõpuks nad langesid, kuid nende ohver andis Kreekale aega valmistuda. ...480. aastal enne Kristust vallutas Pärsia kuningas Xerxes Ateena. Pärslased rüüstasid Ateena linna ja panid selle põlema. Kuid ateenlased olid juba varem naised ja lapsed salamise saarele viinud. Kõik võitlusvõimelised mehed aga teenisid sõjaväes ja laevastikus. Ateenlased meelitasid Pärsia suure laevastiku kitsasse väina, kus suured laevad ei saanud manööverdada. Laevad põrkasid kokku, jooksid karile või langesid kreeklaste rünnaku alla. Kreeklased saavutasid hiilgava võidu.
Xerx oli vaadanud lahingut nagu teatritendust kõrgel rannakaljul troonil istudes. Nüüd pidi ta hirmuga Kreekast põgenema, sest kartis, et ka Aasia rahvad võivad Pärsia võimu vastu mässu tõsta. Nii saavutasid kreeklased sõjas Pärsia suurriigi vastu hiilgava võidu. See tõstis nende eneseusku. Hellenid olid uhked, et suutsid pärslaste ja nende alistatud rahvastega võideldes oma vabadust kaitsta.